Head sõbrad, kui on kodus remondi tegemise juures üks asi, mida ma vihkan või mida mulle ei meeldi üldse teha, siis selleks on tapeedi panemine. Oh my god, ma olen pidanud seda oma elus vist 2-3 korda tegema ja rohkem ma seda teha ei kavatse. Kui teiegi tunnete nii, siis soovitan teile, säästke oma närve, kutsuge profid appi. Nii, Kaspar, kuidas sul tapeetimisega lood on? Mulle meeldib tapeetida. Tegelikult ka või? No on okei, ütleme nii. Et tänapäevaste tapeetidega on suhteliselt mõistlik seda teha. Et pabertapeediga, no jaa, aga ütleme nüüd vana pabertapeediga, aga tänapäeval liimseina tapeet peale, et see on päris mugav. Ja ma saan aru, et siin on ka siis klient just seda lahendust tahtnud, jah? Jaa, et oleme päris ägedas uues korteris, et ilusad kõrged laad, ilusad suured pinnad, avarad toad. Ja klient soovis tapeeti, et mitte värvida, vaid just, et tapeetida. Ja valis välja väga kihvtid tapeedid, et pärast me vaatame teise tuppa ka, et tegelikult päris sünge on tapeetida. Täna nagu neid disain-tapeete, igasuguseid värvilahendusi on väga-väga ägedaid. Aga mis, ma näen, seal on mingid laigud, ribad jooksenud, et mis asjad nagu need on, et seda töömehed on praaki teinud või? Jaa, et tapeetimiseks on ikkagi liimi vaja. Et siis töö käigus ka, et kui nüüd neid kõverusi ja mullikesi välja lükata, et siis ta liimi satub natuke tapeedi pinnale, aga kuna need uued tapeedid on nii palju head, et need ongi pärast siis ära puhastatavad, et siis on jälle, siis ei jää midagi näha. Siin ma näen nagu selline tumedam, selline laik, et see nagu pärast siis mismoodi, kuidas te sellest lahti saate? Niisknapiga tõmmatakse üle ja kaob ära. Et sellist asja nagu ei ole, et see alles jääks siia? Ei, et see on jah, selline, ütleme, lõppviimistlus on veel puhastamine on veel tegemata, kuna teises ruumis on veel tööd pooleli. Aga lähme vaatame sinna teise ruumi ka, sest ma saan aru, seal on väike keerukam tapeet on ju? Jaa, seal on natuke nipikas. Jaa, see tapeet on tõesti keerulisem, et ütleme, kui ma selle võib-olla teises toas häda pärast saaksin võib-olla hakkama ühe seinapanekuga, seda ma ei kujuta küll ette, et seda mustrisse panna veel kuidagi. Et no sellega on nüüd jah, ütleme, niukest tapeeti väga tihti ei näe. Mis see siin erilist on? Enamasti on musterkordusega, aga siin on tegemist nagu fotoga. Okay. Et ta tegelikult ongi üks tervikpilt ja ta ei saa panna kokku kuidagi teistmoodi, muidu ta ei lähe. Ehk siis rullist välja tõmmates juba on paanid nummerdatud. Aha. Ja tegelikult, kuna siin on ka kõrgus on lael vähe teine, sest siin on siis ventagregaat üleval lae sees kastis, et siis me ka laotasime sisuliselt selle pildi suure tõupa põrandale laiali. Vaatasime, et kõik muster ilusti kokku läheb, panime mõõdud paika, et pikkused kõik ilusti jääb niimoodi keset seina, see põhiosa, mis vaja on. Ja siis alles hakkasime paigaldama, et see nüüd on siuke asi, mida esmakatsetamisel võib-olla mitte ise proovida. Kindlasti mitte. Kui ei taha 2 korda tapeeti osta. Kui ei taha, see on, kuidas see ütlus on ka, et kui tahad oma suhet proovile panna, siis pane elukaaslasega koos vähemalt 1 kord tapeeti, et siis näeb nagu ära. Mine koos reisile ja proovi tapeeti. Jah, aga selles, et kui te tahategi enda suhet proovile panna, siis võtke vähemalt ühe värvile tapeeti alustuseks. Kui selle võtate, siis on kindlasti igavne tüli. Selles, et siin teil klient tellis siis, et tapeetimistööd, aga midagi tahtis veel? Jaa, et kuna kõik ruumid olid eledad, et siin on ka tegelikult näha, et seinad on tegelikult eleallid, et selle järgi on jõle lihtne tapeeti panna, et laes on sirge triip olemas juba. Aha. Ja siis ta ei tahtnudki nagu ühevärvilist elamist, et ka siis WC-s sai natukene plaati pandud, aga ka plaat ei ole ka päris tavaline. On jah, et erilisemad plaadid? Jaa, et tegemist on siukse kuju mõttes just väga erilisega, et tavaliselt on ikkagi standardmõõdud, aga siin on sellised nagu porte natukene nagu näeks välja, aga oleme siis niimoodi püstipidi paigaldanud, kui kliendi soovile vastu tulles. Ja siin, mis tualetis veel tegemisel on siis? Praegune poolik, et siin isegi mis liistud on puudu. Jah, et neid me ka ootame, et saaks need ära paigaldada, et siia tulevad siis tammest siuksed liistud, hästi edevad, et lähevad ilusti siin uste ja põranda ja muude tubade liistudega kokku. Ja lisaks siis tuleb ka natukene mööblit, mis on ka tammepuust, et see lõppilme jääb väga kihvt. Kaspar, sul telefon täna kogu aeg huugab, et tööd on kõvasti, jah? Jaa, et ajad lähevad paremaks, ütleme, inimeste liikumist tuleb juurde ja ühtlasi ka siis soove juurde, et ja oldakse julgema, et siis enda koju inimesi kutsuma. Aga selles, et kuidas mõttekam on, helistada või meil saata? No kuidas mugavam on, et meil otseselt pole vahet, et meili peale on muidugi väga mugav alati aadressi ja asju üle kontrollida. Ja ühtlasi ka mingit lisainfot saata, kas siis mingisuguste toodete linki, mida kokku on vaja panna, paigaldada või mis iganeseks. Ja samamoodi ka siis mahukamate töödega muidugi üldiselt kõnesid ei tule, pigem just ikkagi kirjeldatakse olukorda ja siis lepime juba ülevaatuse kokku. Aga pisitöödega ikkagi kõnesid ikkagi on palju. No viimane kõne, mis nüüd täna filmisaega oli, mis mure inimesel oli? Voodi oli vaja kokku panna, magada ei saa.